Kõigepealt Krimm, siis ülejäänud Ukraina. See oli olnud Putini plaan alates 2014 aastast, kuna ta nägi Krimmi oma sissetungi lähtepunktina. Kõik algas Krimmist ja nüüd lõpeb see Krimmiga. Midagi on poolsaarel järsku muutunud ja see on purustanud kõik plaanid, mis Putin kunagi tegi. Vene võimu tugipunkt Ukrainas ei eksisteeri enam. Tükkhaaval vabastab Ukraina Krimmi ja see järsk muutus, mida me praegu näeme, on muutnud poolsaare haavatavamaks kui kunagi varem. Kui Putin alustas oma sissetungi, peeti ebaseaduslikult okupeeritud Krimmi Vene plaani jaoks oluliseks punktiks. Varustust sai Venemaa mandriosast poolsaarele toimetada Kertši silla kaudu, mille ehitamiseks kulutas Venemaa 3–5 miljardit dollarit. Need varustused saadeti seejärel Krimmist Ukrainasse. Lisaks saab kogu tehnika, mille Putin on poolsaarele paigaldanud, kasutada Ukraina ründamiseks kaugelt. Kõik oli nii lihtne. Krimm oleks olnud Venemaa kogu Ida-Ukraina strateegia tugipunkt. Aga isegi kõige paremini läbimõeldud plaanid võivad kokku variseda, kui sa alahindad oma vaenlast. Ja Putin on seda teinud juba alates 2014 aastast. Ukraina teadis kohe, kuidas Putin kavatseb Krimmi kasutada, alates sellest hetkest, kui Venemaa poolsaare hõivas. Ja kuigi see, mida Ukraina on Krimmis Venemaa vastu teinud, on alates 2022 aastast palju tähelepanu pälvinud, on tegelikkus see, et Ukraina on peaaegu poolsaare annekteerimisest saadik valmistunud ja samm-sammult üles ehitanud kampaaniat, et Krimm Venemaalt tagasi võtta. Nagu National Interest teatab, on juba 2016 aastast alates Ukraina luure nõudnud Venemaa okupatsiooni vastu agressiivsemat tegutsemist. Ukraina väitis, et USA peaks sekkuma, et Venemaa välja tõrjuda. USA ütles ei. See oli punane joon, millest USA polnud valmis üle astuma, kuna kardeti Venemaa poolset eskalatsiooni. Nii võttis Ukraina asjad enda kätte. Ukraina sõjaväeluure meeskond, mida tõenäoliselt juhtis mees, kellest on nüüd saanud Ukraina presidendi kantselei juht Kõrjolo Budanov, korraldas 2016 aasta augustis salajase reidi Krimmi. Operatsioon kestis 6–8 augustini ning selles osales 5 eriüksuse ohvitseri, kes maandusid Krimmi läänerannikul, et toimetada lõhkeained ja muud materjalid spetsiaalselt määratud kohta Vene rajatiste lähedal poolsaarel. Need rajatised valiti välja, kuna Ukraina tuvastas õigesti, et Venemaa püüab neid hilisemas sissetungis kasutada. Kahjuks ei olnud reid Ukraina jaoks edukas. Budanovi meeskonna liige avastati ja Ukraina pidi taanduma, kuigi otsene kokkupõrge lõppes mitme Vene sõjaväelase hukkumisega. Ukrainat kritiseerisid nii USA kui ka Venemaa tema tegevuse eest. Toonane USA asepresident Joe Biden hoiatas väidetavalt Ukrainat, et midagi sellist ei tohi enam kunagi juhtuda. Mis puudutab Putinit, siis olles enesekindel oma usus, et reid paljastas Ukraina nõrkuse, väitis ta, et Venemaa ei lase sellistel asjadel niisama mööda minna. Mida Putin ei mõistnud oli see, et Ukraina oli selle reidiga andnud selge sõnumi. Ukraina ei kavatsenud Krimmist loobuda. 2016 aasta augusti reid võis küll ebaõnnestuda, kuid see pani aluse sündmuste ahelale, mis on nõrgestanud Putini haaret Krimmi üle. Praegu toimuv järsk muutus on nende sündmuste ahela tulemus. Sellel muutusel on olnud Venemaale nii suur mõju, et Putinil on jäänud vaid 2 halba valikut, kas kaotada Krimm või kaotada sissetung Ukraina mandriosale. Kerime edasi 2022 aasta veebruarisse täiemahuline sissetung, mille tulekut Ukraina alati teadis, algab ametlikult ja Putin arvas endiselt, et tal on kõik trumbid Krimmis. Uskumatult ülbe, Putin arvas, et Venemaa oli juba 6 aastat varem Krimmi poolsaarel Ukraina tugevaima rünnaku ära kannatanud. Kui Vene sõdurid laastasid Lõuna- ja Ida-Ukrainat, oleks Krimm praktiliselt puutumatu. Ukrainal polnud sisuliselt mingit mereväge, millest rääkida. Musta mere laevastik patrullis vetes, mis andsid laevastikule nime ja ainus maismaatee Krimmi oli vallutatav vaid siis, kui Ukraina oleks valmis kaotama 10, kui mitte 100 000 oma sõdureid, saates nad teadlikult surmavasse pudelikaela. Varustus ja väed kihutasid üle Kertši silla Krimmi, et sealt edasi Ukrainasse liikuda ning kõik plaanid, mille Putin oli teinud, näisid sujuvalt kulgevat. Siis aga muutus kõik. Kertši sild, Putini monument Venemaa väidetavale edule Krimmis, sai sihtmärgiks riigile, kellel polnud tegelikku mereväge. Ühel jahedal sügishommikul oktoobris 2022 tundus kõik olevat tavapärane 12 miili pikkusel sillal, kus tavaliselt liikus umbes 15 000 sõidukit päevas. Varahommikune liiklus oli hõre, kuigi päeva jooksul oleks see kasvanud. Me ütleme oleks, sest Ukrainal olid teised plaanid. Kui suur kütustedav rong kihutas Krimmi poole, plahvatas veoauto Kertši sillal. Valvkaamerate poolt salvestatud plahvatus toimus kohaliku aja järgi kell 6:07 ning see rebis läbi Vene rongi. Kütusemahutid purunesid neid ümbritsenud valgekuuma tulepalli tõttu. Tee sõidurada lagunes tükkideks ja üks sammas hävis.
Ukraina oli just tabanud Kertši silda ja Venemaa polnud seda ette näinud. 2016 aasta augustist oli õppetunde saadud ja hetkega näitas Ukraina Putinile, et tal on Ukraina sõjaväeluure pärast palju rohkem muretsemist, kui ta arvas. Ja järgnevatel aastatel on Kertši silda veel mitu korda sihikule võetud. Järgmine rünnak. 2023 aastal raputas silda. 2 aastat hiljem suutis Ukraina julgeolekuteenistus paigaldada veealused lõhkekehad Kertši silla tugedele operatsioonis, mis kestis mitu kuud. Need seadmed plahvatasid 2025 aasta juunis, saates Putinile veel ühe sõnumi, et ta ei suuda kaitsta silda, mis tähendab tema jaoks kõike. Seejärel 4. mail 2026 tuli uudis, et Ukraina meredroonid hävitasid kogu FSB paadimeeskonna, kes valvas Kertši silda. See oli ettevalmistus tulevaseks rünnakuks. Venemaa saab ainult oletada ja Ukraina laseb heal meelel paranoial kasvada, kui 9 Venemaa meremeest maetakse. Korduvad rünnakud Kertši sillale on näidanud Putinile, et tema kontrolli Krimmi üle ei ole nii absoluutne, kui ta arvas. Riik, kellel pole tegelikult mereväge, ründab silda, mis aitab Venemaal oma sõdureid ja varustust üle vee transportida. Ja see on midagi, mis ei oleks kunagi pidanud juhtuma. Krimm kui tööriist mandri Ukraina sissetungiks on kompromiteeritud. Aga Putin oleks mõelnud, et vähemalt on Venemaal ikka veel Musta mere laevastik. Aga mitte päris. Kasutades rakette, droone ja üha paremaid meredroone on Ukraina tekitanud kaost Vene sõjalaevade seas, mis peaksid kaitsma kõiki mereteid Krimmi. Umbes 1/3 Musta mere laevastikust on Ukraina poolt hävitatud. Ülejäänud on taandunud oma traditsioonilisest baasist Krimmi Sevastopoli sadamas. Venemaa laevad peidavad end nüüd Novorossijskis, kus neid kasutatakse peamiselt kaugmaa rünnakuteks Ukraina vastu, kuna neil ei õnnestunud Musta merd enda kontrolli alla saada. Veel üks osa Krimmi vabastamise puslest on tänu Ukraina Musta mere kampaaniale paika saanud. Mereeted on avatumad kui kunagi varem, mis muudab Krimmi veelgi haavatavamaks. Nii kindel kui Putin oma plaanis oli, viis Ukraina ellu omaenda plaani. Ajakiri National Interest toob välja, et Ben Hodges, kes on endine USA armee Euroopa vägede ülem, rõhutas juba algusest peale, milline peaks olema Ukraina plaan. Krimm tuleks kõigepealt isoleerida, seejärel tuleks muuta see Venemaa jaoks sõjaliseks varjupaigaks kasutamiskõlbmatuks. Just seda ongi Ukraina viimased aastad teinud. Musta mere laevastiku kõrvaldamine tähendab, et mereteed Krimmi ja sealt tagasi Musta mere kaudu ei ole enam võimalikud. Rünnakud Kertši sillale on jätnud Venemaale vaid ühe valiku, lõpetada selle mitme miljardi dollari suuruse Putini arrogantsi monumendi kasutamine sõjaväevarustuse vedamiseks Krimmi. Juba. 2024 aasta mais teatas Kyiv Independent, et Venemaa ei kasuta enam Kertši silda oma rindevägede varustamiseks. Ukraina rünnakud olid selle muutnud liiga riskantseks. Krimm on juba isoleeritud. Nüüd tuleb ootamatu muutus, mis on pööranud Putini plaanid Krimmi suhtes pea peale. Kui poolsaar on enamasti isoleeritud, viib Ukraina ellu Hodgesi plaani teist osa, muutes poolsaare Venemaa jaoks täielikult kasutuks sõjaliseks varaks. Kuidas? Krimmi õhutõrjesüsteemid hävitatakse hämmastava kiirusega ja see toob Venemaale kaasa tõsiseid kannatusi. Aga enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, tuletan kiiresti meelde, et vaatate saadet The Military Show. Kui saate kanalilt uusi teadmisi, ärge unustage tellida, et näeksite rohkem meie videoid. Kui Ukraina on Musta mere laevastikku nõrgestanud ja muutnud Kertši silla kasutamise võimatuks, on ta alustanud laiemat kampaaniat, et hävitada Krimmis Putini poolt üles seatud õhutõrjesüsteemid. Droonide ja rakettide rünnakud sihivad kõike. Krimmis põlevad peaaegu iganädalaselt logistikasõlmed, radarid ja terved õhutõrjepatareid, kuna Ukraina püüab vähendada poolsaarel Venemaa poolt üles seatud kihilise õhutõrje tihedust. Venemaa õhutõrje igakuised massilised hävitamised on nüüdseks muutunud tavaliseks ning märts pakkus selle kohta täiusliku näite. 15. aprilli raportis teatas UKRI, et Ukraina rünnakud okupeeritud Krimmis ja mujal okupeeritud aladel on hävitanud 54 Venemaa õhutõrjeüksust, sealhulgas 15 radarit ja 39 õhutõrjeraketi heitet. Juba 9. märts tõi kaasa rünnaku, mis purustas 2 Krimmi raadoomi, samuti Nebo U radarikompleksi ja 5 N-84A Oberon 14 radari. See on vaid üks näide. Ukraina on juba pikka aega sihtinud õhutõrjesüsteeme. Iga rünnak Krimmis nõrgestab kaitset, mille Putin on sinna paigutanud. Ja kui Ukraina hävitab õhutõrjesüsteemid idas ja lõunas okupeeritud aladel, avab see turvalised õhukoridorid, mida saab kasutada veelgi rohkemate droonide ja rakettide saatmiseks Krimmi suunas. Ja see ongi järsk muutus. Krimm on nüüd peaaegu vabalt rünnakutele avatud, sest tekkinud on lüngad, mis võimaldavad Ukrainal rünnata. Kiievi Mahala riikliku ülikooli politoloogia professor Taras Kuzio selgitab strateegiat.
Ukraina hävitab Vene õhutõrjesüsteeme kõikjal, mitte ainult Krimmis, et luua turvalised koridorid kesk- ja kaugmaa rünnakuteks Vene tagalasse. See väite teine osa on Putini jaoks sama suur probleem kui Ukraina tegevus Krimmi enda vastu. Kui Krimmi õhutõrjesüsteemid langevad ükshaaval, saab Ukraina saata oma võimsaid kaugmaa droone nagu Flamingo üle Krimmi ja otse Venemaale. Mis pidi olema kogu Venemaa kaitsesammas, on muutunud isoleeritud ja üha kasutumaks poolsaareks. Ukraina on ka oma lähenemises targalt tegutsenud. Ukraina sõjaväeluure ehk HUR on endale nime teinud Krimmis õhutõrjesüsteemide hävitamisega. Eriti on Gostaid üksus spetsialiseerunud Venemaa parimate õhutõrjesüsteemide, sealhulgas S-300, S-400 ja Buk-süsteemide hävitamisele. Täpsed löögid on saanud Ghostide üksuse peamiseks taktikaks ning need löögid on väga läbimõeldud. Õhutõrjepatareide hävitamine on üks asi, kuid pidev radarite sihtimine Krimmis kahjustab tõeliselt Putini kontrolli poolsaare üle. Miks? Radarid on kallid ja neid on raske ehitada. See oli nii juba enne, kui Putin oma sissetungi alustas. Aga nüüd ägab Venemaa lääne sanktsioonide all, mis muudavad asendusradarite ehitamiseks vajalike osade hankimise keerulisemaks ja kallimaks. Kui radarid on kadunud, muutuvad terved õhutõrjepatareid kasutuks. Nad ei saa tulistada selle pihta, mida nad ei näe, mis jätab Putini ja tema kaaslased meeleheitel pealt vaatama, kuidas Ukraina droonid lendavad abitute õhutõrjesüsteemide kohal, mis seisavad hävitatud radarite kõrval. Need lüngad on nüüd ära kasutatavad. Äkiline muutus on lõpule viidud. Nüüd saab Ukraina veelgi rohkem toetuda oma geniaalsele strateegiale Krimmi suhtes. HUR jätkab Krimmi sihtimist koos Ukraina mehitamata süsteemide jõududega. Märtsis ja aprillis viis Ukraina läbi 76 rünnakut Vene õhutõrje vastu Krimmis ja okupeeritud aladel, neist 39 märtsis ja 37 aprillis. 2 eelneval kuul oli Ukraina korraldanud peaaegu 50 sellist rünnakut, suurendades oma rünnakute arvu Vene õhutõrje vastu umbes 300% võrra, alates 2025 aasta lõpust. Krimm on Ukraina jaoks suurim fookus okupeeritud alade vabastamisel. Točni kollektiivi andmetel toimus 173 geolokatsiooniga ja kinnitatud rünnakust, mille Ukraina Venemaa vastu neil aladel korraldas 100 Krimmis. Sama kollektiiv märgib ka, et Ukraina on keskendunud Krimmi õhutõrje nõrgestamisele alates 2025 aasta algusest ning et nende kampaania on hoogustunud, kui läheneme 2026 aasta keskpaigale. Selle intensiivistunud lähenemise puhul näeme, et Putinil ei ole vastust sellele, mida Ukraina Krimmis teeb. See on lihtne. Kui Venemaa saaks nende rünnakute vastu midagi teha, siis ta teeks seda. Aga me näeme, kuidas Krimmi õhutõrje muutub iga kuuga üha nõrgemaks ja Venemaa jaoks läheb olukord siit ainult hullemaks. Seda tüüpi rünnakud toetavad Hodžesi plaani teist osa, mille eesmärk on muuta Krimm Venemaa jaoks sõjaliselt kasutuks. Aga Ukraina läheb veelgi kaugemale. Lisaks sellele, et pidevate rünnakutega sunnitakse Putinil Krimmist loobuma ja töötatakse vabastamise nimel, kasutab Ukraina nüüd Krimmi nõrkust selleks, et sooritada lööke sügavamale Venemaa territooriumile. Lisaks sellele väheneb Krimmi ründevõime järjest. Poolsaarelt tulistatakse droone ja rakette Ukraina suunas. Kui üha rohkem õhutõrjesüsteeme hävitatakse, muutuvad nende rünnakute läbiviimiseks kasutatavad objektid ja infrastruktuur sihtmärkideks. Me näeme juba, et see hakkab juhtuma. 2. aprillil tuli uudis, et Ukraina ründas Krimmis asuvat lennuvälja, hävitades Orion droonide baasi ja AN-72B lennuki. Aprilli lõpus ründasid Ukraina eriüksused Krimmis Iskanderi rakettide ladustamisrajatist. Mitte miski sellest oleks olnud võimalik, kui poleks olnud ootamatut muutust Venemaa õhutõrjepaigutuses. Kaitse on maas ja ülejäänud Putini sõjatehnika Krimmis on nüüd vabalt rünnatav sihtmärk. Mis seisus on Putini kontroll Krimmi üle praegu? Venemaa kontrollib poolsaart endiselt muidugi, kuid see kontroll hakkab käest libisema. Kertši sild on sõjalisest vaatenurgast praktiliselt kasutuks muutunud ning Musta mere laevastik, mis pidi Krimmis tegutsema, on selle asemel sõitnud poolsaarest nii kaugele kui võimalik. Aga just õhutõrje probleem on see, mis Venemaa jaoks tõeliselt valus on. Õhutõrjepatareid, radarid ja seadmed, mida need kaitsevad, põlevad maani maha. Ja see jätab Putini tõelise dilemmaga silmitsi. Toeta või hülga. Kui Putin tahab Krimmi enda käes hoida, peab ta selleks viima Krimmi veel rohkem neid süsteeme, mida Ukraina hävitab. See nõuab nende süsteemide toomist kas okupeeritud aladelt või Venemaalt endalt. Need süsteemid on väärtuslikud ja nagu Ukraina on korduvalt tõestanud, äärmiselt haavatavad. Õhutõrjeradar, mis saadetakse täna Krimmi, muutub homme Ukraina sihtmärgiks. Ja pole nii, et Venemaa ehitaks juurde uusi süsteeme, et asendada neid, mida ta Krimmis kaotab. Venemaal on raskusi kõigi nende asjade ehitamisega, mis vajavad kõrgtehnoloogilisi komponente, alates radaritest kuni rakettideni, mis tähendab, et enamik Krimmi saadetavast tehnikast võetakse ladudest.
lõpuks saavad laovarud otsa. Ja Krimm jääks igal juhul Ukraina rünnakute vastu kaitsetuks. Teine võimalus Putinil on Krimmist täielikult loobuda, vähemalt strateegilise logistika ja relvabaasina. See muudaks Krimmi sisuliselt kasutuks Ukraina mandriosa sissetungi toetamisel, kuid vähemalt tähendaks see, et tehnika, mis lihtsalt poolsaarel hävitatakse, võiks Venemaal või teistel okupeeritud aladel veidi kauem vastu pidada. Suurim miinus siin on see, et Krimmi purustatud kaitsesüsteemide asendamisest keeldumine jätab umbes 800 000 Vene kodanikku, kes on pärast annekteerimist Krimmi kolinud koos 10 000 Vene sõduritega poolsaarel täielikult isoleerituks. Kas keegi neist tahab sinna jääda, kui nad teavad, et Ukraina droonid ja raketid võivad rünnata igal ajal? Olgugi, et ta kas varustab Krimmi edasi või hülgab selle, kahjustab Putin oma sõjapingutusi. Ta kas valmistab Krimmi ette tulevaseks vabastamiseks või nõrgestab oma vägesid mujal, et jätkata territooriumi kaitsmist, mida Ukraina niikuinii ründab. Kõige suurem iroonia lööb nüüd Putinit otse näkku. Krimm, kus sõda Ukraina vastu tegelikult alguse sai, näib nüüd olevat koht, kus see ka lõpeb. Ja huvitaval kombel oli üks mees, kes nägi seda kõike ette. 2022 aasta augustis pöördus Ukraina president Volodymyr Zelenski Krimmi platvormi poole ja rääkis Ukraina kavatsusest Krimm vabastada ning oli midagi konkreetset, mida Zelenski ütles ja mis köitis meie tähelepanu. Ja ma tahan rõhutada, et Ukraina jaoks ei ole Krimm lihtsalt mingi territoorium ega geopoliitilise mängu žetoon, nagu see on terroristliku riigi jaoks. Ukraina jaoks on Krimm osa meie rahvast, meie ühiskonnast, inimeste kogukond, kellele me tagame vabaduse ja toome tagasi tänapäevase elu, kuulutas Zelenski. Ukraina ütles Venemaale kohe algusest peale täpselt, mida ta kavatseb teha. Krimmi ei kavatsetud kunagi loovutada. Nüüd näeme, kuidas Zelenski ja Ukraina täidavad 2022 aasta augustis antud lubadusi. Putinis haare poolsaare üle, mille ta 2014 aastal endale haaras, pole kunagi olnud nõrgem. Ja selle järsu muutusega, mis on viinud Ukraina Krimmi õhutõrje purustamiseni, on vaid aja küsimus, millal territoorium, mis pidi olema Putini trumbiks, saab kohaks, kus Venemaa lõpuks kaotab sõja Ukrainaga. Krimmi täielik vabastamine on alanud. Ukraina peaplaan on hästi käimas ja Putin ei saa midagi teha, et seda peatada. Kui Putin tungis Ukrainasse, nägi ta vaimusilmas Venemaa tagasipöördumist endisesse Nõukogude hiilgusesse. Putinil mõlkus meeles impeerium, kui ta kavatses kindlustada oma pärandi, vallutades esmalt Ukraina ja seejärel tungides sügavamale Euroopasse. Venemaa president on tõepoolest toonud oma rahvale tagasi Nõukogude ajastu. Ainult, et Venemaa peab nüüd tegelema just selle ajastu kõige hullemate osadega. Venemaal valitseb sünge meeleolu, sest riigi sees toimub midagi tumedat. Uus Nõukogude näljahäda tabab praegu Venemaad. Rahulolematus ja lausa viha kasvavad üle kogu Venemaa ning see kõik on suunatud Putini vastu. Venemaa president on viinud oma riigi väidetavasse erioperatsiooni, mis on nüüdseks kestnud üle 4 aasta ja viinud Venemaa majanduse kokkuvarisemise äärele. Sanktsioonid mõjuvad rängalt. Avalikkus, kes on Putini autoritaarse režiimi all nii kaua ilma hääleta olnud, hakkab nüüd oma tundeid välja näitama, kui nende juht viib nad kriisi, mis meenutab endise Nõukogude Liidu kõige hullemaid päevi. Üks Venemaa ametnik, kes rääkis Washington Postile anonüümsuse tingimusel, võttis Venemaa sisese meeleolu täiuslikult kokku. Üldine meeleolu on, et aitab küll, sa oled juba piisavalt kaua sõdinud. Kõigile tundub, et see on kestnud kauem kui teine maailmasõda, suur isamaasõda, ja samal ajal ei suuda me isegi ühte piirkonda vallutada. Teine tuntud Vene tegelane, Venemaa kommunistliku partei kauaaegne juht Gennadi Džuganov on oma kriitikas veelgi otsekohesem. Putini ja tema partei kehtestatud poliitika pihta sihitud kriitikas raevutseb Džuganov. Me oleme teile 10 korda öelnud, et majanduslik kokkuvarisemine on vältimatu. Kogu esimene kvartal on juba põhja jõudnud. Kui te kiiresti meetmeid ei võta, siis sügiseks seisame silmitsi sellega, mis juhtus 1917. Aastal kuulutas ta Riigiduuma istungil. Selline vastulöök on Putini jaoks pretsedenditu ja see on alles algus. Venemaa president on andnud selliseid vastuseid, nagu temalt oodata võiks. Kuna Venemaa rahalised reservid on ammendunud, nagu märkis majandusarenguminister Maksim Roštšenkov, ei tee Putin muud, kui võitleb omaenda rahva vastu. Ta ei lõpeta seda sõda. Selle asemel peab ta Venemaal uut sõda suhtluse vastu, muutes rahulolematuse jõudmise tema tahtlikult kurtide kõrvadeni raskeks. Putin tahab sama suurt kontrolli nagu Stalin, kuid ilma ühegi impeeriumi ülesehitamise tulemuseta. Ja kui Putin liigub ühest läbikukkumisest järgmisse, kasvab Venemaal meeleheide. Meeletu inflatsioon, probleemid toiduvarudega nii Venemaal kui rindel, kõle ärikeskkond ja noorte lootusetus on uue Venemaa sümptomid, mille Putin on loonud.
Venemaa on nüüd majanduslik hämarala. Ja see on episood, mis ei lõpe niipea. Seda ütleb Janis Kluge, Saksamaa rahvusvaheliste ja julgeolekuasjade instituudist, kes väidab, et isegi Hormuzi väina blokeerimise järel kõrgemate naftahindade pakutud lühiajaline majanduslik kergendus ei suuda Venemaad aidata. Praegu on Venemaa majandus kummalises hämaralas, kus ühelt poolt on oodata Hormuzi väina sulgemisest ja kõrgetest tooraine hindadest tulenevaid positiivseid mõjusid, ja samal ajal Venemaa enda majanduslik dünaamika, mis on viimastel kuudel märkimisväärselt halvenenud, kinnitab Kluge. Kõrgemad naftahinnad ei suuda varjata tegelikkust Venemaal. Kujunemas on väga sünge majanduspilt. 2026 aasta 2 esimese kuu jooksul kahanes Venemaa majandus 1,8% võrra kõrgete intressimäärade ja karmimate sanktsioonide koosmõjul, mis hakkasid lõpuks mõju avaldama nii, nagu need oleks pidanud tegema juba aastaid tagasi. Investeeringud Venemaa ettevõtetesse, nii sisemaised kui ka välismaised, on peaaegu täielikult kokku kuivanud. Venemaa ettevõtetel oli jaanuaris maksmata ärivõlgasid rekordilised $109 miljardit, teatab Venemaa föderaalne statistikaamet Rosstat. Ja mis puudutab Venemaa sisemajanduse koguprodukti ehk SKP kasvu, siis see ei ole hea. Vladimir Putin oli kindlasti veendunud, et ta on leidnud võiduka tee, kui ta muutis Venemaa majanduse, muutes kogu riigi sõjamasinaks. Ja paar aastat oli tal õigus. Enne kui sanktsioonid suutsid Venemaad tõeliselt mõjutada, suutis riigi SKP kasv 2 järjestikusel aastal, aastatel 2023 ja 2024 ületada 4%. Siis hakkas kõik kokku varisema. 2025 aastal kasvas Venemaa SKP kogu aasta jooksul vaid 1%. Kui vaadata laiemalt viimast 10 aastat, või nii. Robert Nigmatullin, kes on Venemaa Teaduste Akadeemia majandusteadlane, selgitas olukorda, märkides, et Venemaa SKP kasv on alates 2015 aastast olnud keskmiselt 1,5% aastas. Mis puudutab tarbijahindu, siis need on samal perioodil tõusnud 77%. Putini keskendumine Venemaa sõjatööstuskompleksile suutis tekitada vaid lühiajalise mulli ning Venemaa seisab nüüd silmitsi veelgi kehvema majanduskasvuga, kuna sõjaaegsed kulutused tõusevad absurdselt kõrgele tasemele. Naftahindade tõus on Putinit lühiajaliselt aidanud. Rahvusvaheline valuutafond on tõstnud oma Venemaa SKT kasvuprognoosi 2026 aastaks 0,8%-lt 1,1%-ni. See pole just see hea uudis, mida Putin kuulda tahaks. Venemaa eesmärk on luua 2026 aastaks $102 miljardit eelarvetulu, märgib Euroopa Liidu julgeolekuuuringute instituut. See eesmärk saavutatakse. Venemaa vajab, et need kõrged naftahinnad, mida me praegu näeme, püsiksid 2026. aasta lõpuni. Kõik, mis vaja on see, et USA ja Iraan lõpetaksid oma sõja. Siis satub Venemaa kohe tagasi kriisirežiimi. Ja ikkagi ei peatu sõjakulutused. Kui Nõukogude Liit kulutas miljardeid dollareid Venemaa sõjaväe ülesehitamiseks, tegi ta seda sellepärast, et tal oli impeerium, mida säilitada ja rohkem territooriumi, mida vallutada. Putin on suutnud kulutada $2,5 triljonit Venemaa raha sõjale, millega Venemaa on pärast 2022 aasta esimest okupatsioonilaine saanud Ukrainast umbes 10% Texase suurusest territooriumist. Seda väidab United 24 meedia, mille sõnul taandub kogu selle asja majanduslik pool jahmatavalt halvale tulemusele. Iga Ukraina ruutmiili kohta, mille Venemaa on suutnud okupeerida, kulub $90 miljonit. $2,5 triljonit. See on pööraselt suur summa raha, mille Venemaa on kulutanud hävitatud tehnikale, inimkapitalile, sõjalistele kulutustele ja majanduslikule kokkuvarisemisele. Inimesed üle kogu Venemaa, alates eliidist kuni kõige vaesemate venelasteni, vaatavad seda ja küsivad endalt ilmselget küsimust. Miks me ohverdame nii palju vallutuse nimel, mis pole tegelikult midagi vallutanud? Mihhail Hodorkovski, kes oli kunagi Venemaa rikkaim mees ja nüüd vastandub Putinile oma uues kodus Londonis, ütleb, et kogu patriootlik vaimustus, mida Putini sõda Ukraina vastu kunagi tekitas, on peaaegu täielikult kadunud. Ta ütleb, et sõda on kestnud palju kauem, kui keegi ootas, lisades. See, kas nad võitsid või kaotasid 3 küla, ei aita eriti palju. Hodorkovski räägib sellise otsekohesusega, mida paljud sanktsioonidest rängalt tabatud Vene oligarhid endale sooviksid. Aga Putini jaoks on palju murettekitavam see, et probleem pole mitte oligarhid, keda ta saab ähvardada avatud akende ja seletamatute surmadega. Probleem on Venemaa rahvas. Ja nad on väsinud sellest, et neid surub maha nõukogudeaegne majanduslanguse süsteem, mille on põhjustanud Putini täielik majanduslik läbikukkumine, kuna tema kitsarinnaline vaade sunnib teda jätkama sõda, millel pole lõppu näha. Meeleheide on muutumas otseseks vihaks ja see ähvardab Putini jaoks kõike muuta. Enne kui sukeldume Venemaa meeleheite sügavustesse, vaatate saadet The Military Show. Kui te pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg nuppu vajutada. Venemaa suurärimehed võivad olla liiga hirmul, et öelda selliseid asju, nagu Hodorkovski ütleb.
Aga skaala alumises otsas tunnevad Venemaa väikeettevõtjad meeleheidet, sest neid šokeeritakse üha uuesti kõrgemate maksude ja poliitikatega, mis näivad olevat loodud selleks, et sundida neid läbi kukkuma. Üks Moskva ärimees, kes rääkis ajalehele Washington Post, märgib, et keegi ei tea, kui kaua Ukraina sõda kestab. Kõige vähem teab seda Putin ise. Pärsia lahe konflikt on ohtlik, sest see on andnud Putinile põhjendamatu tõuke. Ülejäänud Venemaa jaoks on probleem lihtne. Keegi ei saa aru, kui kaua sõda kestab ja teisest küljest kardavad inimesed üha enam, et riik hakkab neilt järjest rohkem ära võtma, ütleb ärimees. Tatjana, kes on 53-aastane logistikaettevõtte juht, ütleb, et see, mida ta praegu näeb, on elustanud kohutavad mälestused Nõukogude Liidu viimastest päevadest. Me elasime juba kord raudse eesriide taga ja siis olime kindlad, et see ei juhtu enam kunagi. Aga tegelikult on see juhtunud. Nüüd on meil digitaalne raudne eesriie, ütleb ta, viidates taas Putini vastusele Venemaa majanduskriisile. Poliitikat ei ole, on ainult karmid repressioonid. Rünnak Venemaa suhtlusruumi vastu on mõeldud selleks, et takistada Venemaa inimesi ja ettevõtjaid oma arvamust avaldamast. Viimastel on palju, mille üle kurta. 28. aprillil avaldas ajaleht Moscow Times ulatusliku paljastuse selle kohta, kuidas Putini nõukogulik poliitika mõjutab Venemaa väiksemaid ettevõtteid. 2026 aasta alguses kehtestatud maksumuudatuste tõttu ei teeninud 65% Venemaa väikestest ettevõtetest aasta esimeses kvartalis kasumit. Sellist tüüpi ettevõtted moodustavad Venemaa siseriikliku majanduse selgroo, märgib väljaanne. Kuid nüüd peavad nad toime tulema kõrgemate maksude, kõrgemate intressimäärade ja kroonilise tööjõupuudusega, mille on põhjustanud Vladimir Putini poolt talendi äratõmbamine ja selle suunamine kas tema loodud sõjatööstuskompleksi või otse Ukrainasse. Ja hullumeelne on see, et Vladimir Putini surve Venemaa väikeettevõtetele ei too kaasa seda ootamatut tulu, mida ta arvas sellest saavat. Jaanuarist märtsini langesid ettevõtetelt ja eraisikutelt, kes peavad kasutama Venemaa erimaksukoode, laekunud maksutulud võrreldes 2025. aastaga 16%. Ja kui me tahame rääkida meeleheitest, siis Moscow Times teatab, et 63,5% Venemaa ettevõtjate esindajatest ootab oma riigi majandusolukorra halvenemist. Veel 25% ütleb, et nad arvavad, et olukord jääb samaks, mis pole just eriti julgustav, arvestades Venemaa praegust nukrat seisu. Siiski suunatakse see raha, mis Venemaal veel on, riigi ettevõtetesse, mis toetavad sõda. Putin ja tema kaaslased elavad ise päris hästi. Kõik teised võivad vait olla, tööd teha või lõputus sõjas põleda. Nüüd keskendume tavalistele venelastele. Mainisime selle video sissejuhatuses Venemaa nõukogudeaegseid näljahädasid. Hea uudis Putini rahvale on see, et nende toiduga varustatus pole veel sellisele kriisitasemele jõudnud, vähemalt mitte praegu. Aga see ei tähenda, et Venemaa oleks toiduprobleemide mõjude suhtes immuunne. Juba 2021 aasta juulis oli märke, et midagi halba oli juhtumas. Just siis avaldas UNICEF raporti toiduga kindlustatuse ja toitumisolukord maailmas 2021, mis tõi esile, kui paljud inimesed kogevad oma riikides toidupuudust. Raportis öeldi, et umbes 9 miljonit venelast elasid alatoitumise või toidupuudusega seotud probleemidega, kusjuures neist 9 miljonist 400 000 koges rasket toiduga kindlustamatust. Tänaseks on veelgi rohkem märke sellest, et Venemaa rahval ei lähe toiduga sugugi hästi. Kas sa mäletad seda laialdast inflatsiooni, millest me rääkisime? Tarbijahinnad Venemaal on alates 2015 aastast tõusnud 77%. Toit pole neist hinnatõusudest sugugi puutumata jäänud. Tegelikult on see üks enim mõjutatud tooteid. Veebruaris avaldatud artiklis teatas BBC, et paljude tavaliste venelaste jaoks kasvasid toidukulud jaanuari ja veebruari vahel üle 20%. Kõik põhitoiduained alates munadest kuni köögiviljadeni on mõjutatud. Kartulite hind on 2026 aastal võrreldes 2024 aastaga tõusnud 167%. Piima hind on tõusnud 59%, konservobade hind 55% ja tavalise viilutatud valge saia hind 45%. See on 2 aasta toiduinflatsioon ja sellele võib lisada Venemaa uue käibemaksumäära 22%, mis on tõusnud varasemalt 20%. Venemaal on järjest raskem kappe ja külmkappe täita ning olukorda pole aidanud ka katastroofiline 2025 aasta saak. Eelmise aasta augustiks kujunes saak Venemaal kõige halvemaks viimase 17 aasta jooksul. Venemaa on riik, mis keelas 2014 aastal lääne toiduainete impordi vastusena sanktsioonidele, mille lääs kehtestas pärast Venemaa ebaseaduslikku Krimmi annekteerimist. Tänapäeval Venemaale kehtestatud sanktsioonid on enamasti toiduained välja jätnud, kuid halvad saagid tähendavad, et Venemaa peab importima rohkem toitu kui kunagi varem. See imporditud toit on kallim kui kodumaal kasvatatud toit. Ja te just nägite, et Venemaal ei ole täpselt sellist majandust, mis suudaks suures mahus toidu impordi hallata, kuna Vladimir Putini kulutab nii palju sõjale.
tavalised venelased ei pruugi tunda näljahäda mõju, mis oleks võrreldav Nõukogude Liidu kõige hullemate aegadega, kuid nad on üha vähem toiduga kindlustatud. Ja mis puudutab Putini sõdureid rindel, siis päris toit hakkab tunduma juba luksusena. Need, kellele Putin on andnud ülesandeks tuua Venemaale au, on samad inimesed, keda Putin kohtleb kõige halvemini. 25. aprilli raportis avaldas Times, et Ukraina sõjaväeluure on leidnud tõendeid selle kohta, et Vene sõdurid on nii meeleheitel igasuguse toidu järele, et nad on hakanud sööma oma surnud kaaslaste laipu. Ukraina on leidnud vähemalt 5 sellist juhtumit, mis avastati siis, kui Ukraina pealt kuulas 10 Vene raadiosid edastusi. Mõned Vene sõdurid tapavad isegi teadlikult oma kaaslasi, et nende liha kätte saada. Rindedžuunel valitseb nälg ja see ajab Vene sõdurid hulluks. Peab mõtlema, kui halvaks võivad asjad Venemaal endal minna, kui toiduhinnad jätkavad tõusu ja saagid ebaõnnestuvad. Vene rahva seas kaob lootus. Meeleheide võtab võimust ja just Venemaa noored kannavad kõige suuremat koormat. Putinis sõda on röövinud Venemaa noortelt kõik lootused elada elu väljaspool tehaseid või eemal surmatsoonidest Ukrainas. Kui väikeettevõtted nende ümber kokku kukuvad, jäävad Venemaa noortele valikuteks, kas sõdida või masinaid ehitada. Seda üldist meeleolu jagab ka 19-aastane tudeng Igor, kes ütleb Washington Postile. Üldiselt tunnevad nii mina kui ka minu tuttavad täielikku lootusetust, et midagi ei saa selle vastu teha. Kõik tahavad lahkuda, aga enamikul pole selleks võimalust. Keegi ei taha siduda oma tulevikku selle riigiga. Siin elamine on raske, kallis ja sünge. Kas see on Putini plaan? Kui Venemaa juhi eesmärk on sundida võimalikult palju noori sõjaväeteenistusse, siis võib-olla on Vene majanduse viimine sama halba seisu kui Nõukogude ajal tõeline meistritöö. Need noored ei vaja Venemaad, mis suudaks nende tuleviku eest hoolitseda. Nad on liiga hõivatud Ukrainas suremisega, et selle pärast muretseda. Küünilisus kõrvale jättes paistab, et Putin püüab siduda võimalikult palju Venemaa noori selle sõjamasinaga, mille ta on loonud. 2022 aasta märtsis, täiemahulise sissetungi esimesel kuul, lubas Putin, et saadab Ukrainasse ainult kutselised sõjaväelased. Noored päästetakse sõjas võitlemisest. Palju on muutunud. Venemaa sõjavägi lehvitab nüüd tohutuid rahasummasid igaühe nina all, keda nad arvavad olevat valmis liituma, olenemata vanusest. Ajateenijad, kes peaksid oma ajateenistust kaugel rindest lõpetama, avastavad end Ukrainasse saadetuna. 2025 aasta juuliks oli BBC Vene teenistus leidnud kinnitatud tõendeid vähemalt 245 Vene sõduri kohta, kes olid vaid 18-aastased ja surid Ukrainas aastatel 2023-2025. Tõenäoliselt on neid palju rohkem ja ükski neist 18-aastastest ei pidanud kunagi Ukrainas olema. Noori, kes suutsid otsesest rindelahingust kõrvale hoida, survestatakse ikkagi panustama Putini sõjamasinasse muul viisil. 4. aprillil avaldas Independent, et Venemaa püüab tugevdada oma droonijõude, pakkudes tudengitele suuri rahasummasid, et neist saaksid insenerid või droonioperaatorid. Vene sõjavägi on püüdnud väita, et see kõik on jama. Venemaa väidab, et noortele ei avaldata mingit survet loobuda oma soovitud elust selle nimel, et saada droonipilootideks või insenerideks. Aga me oleme varem näinud, kuidas Venemaa on oma noortele antud lubadusi murdnud. Ja Putini lõputus sõjas on alati vaja uut kahuriliha, keda Ukrainasse saata. Lootusetus on kõik, mis paljudel Venemaa inimestel on. See sünge meeleheide on põhjustatud Putini poolt nende majanduse ja elude hävitamisest. Putini jaoks ei loeks see kõik midagi, kui ta suudab säilitada autoritaarsuse, mis on hoidnud teda võimul üle veerand sajandi. Kuid midagi, mida Putin kunagi ei oodanud, on hakanud juhtuma. Venemaa seni hääleta jäänuid hakatakse kuulda võtma. Inimesed pöörduvad oma juhi vastu. 24. aprillil teatas Pravda, et riikliku ülevenemaalise avaliku arvamuse uurimiskeskuse küsitlused näitasid, et Putini toetusreitingud olid langenud 7. nädalat järjest. Praegu on Putini toetusreiting 65,6%, mis on madalaim alates 2022 aastast. Usaldus Putini vastu on samuti langenud 71%-ni, kusjuures mõlema näitaja üldine langus viimase 7 nädala jooksul on vastavalt 7,3% ja 6,5%. Võid seda vaadates õigustatult arvata, et Putinil näib endiselt olevat enamiku inimeste toetus, kuid pea meeles, et Putin valitseb riiki, kus isegi kõige väiksem dissidentluse ilming võib sind saata vangilaagrisse või veelgi hullem. Pagendus ja isegi surm on saanud paljude saatuseks, kes on varem Putinile vastu astunud. Ukraina sõja kritiseerimine on Venemaal ebaseaduslik. Ja kunagi oli Putini toetusreiting ulatunud koguni 88%-ni. Reiting, mis on 2026 aasta aprillis sellest üle 20% madalam, on märk sellest, et Venemaa rahval hakkab oma juhist ja tema sõjapidamisest küllalt saama. Putini tugevmehe soomuses hakkavad praod ilmnema.
Kui umbes 35% venelastest on valmis ütlema, et nad pole rahul sellega, mida Putin teeb, siis kui paljud väidavad veel, et on rahul, kuigi tegelikult tunnevad meeleheidet olukorra pärast, mille nende juht on loonud. Ja kui paljud on jõudmas murdepunkti, kui toiduhinnad aina tõusevad ja nõudmised surnud Vene majandusele ainult kasvavad. Need on küsimused, millele Putin loodab, et kunagi vastuseid ei leita. Ta on rahul sellega, et kehastab kõiki Nõukogude liidrite kõige hullemat liialdusi minevikust, kuid sügaval sisimas teab isegi Putin, et ta ei saa igavesti kesta. Meil on teile küsimus. Mis siis, kui Ukraina on juba sõja Venemaa vastu võitnud ja Putin pole sellest lihtsalt veel aru saanud? See võib tunduda hullumeelse küsimusena, kui Venemaa president saadab jätkuvalt sõdureid Ukrainasse surma. Aga see pole nii hullumeelne küsimus, kui esmapilgul paistab. Tegelikkus on see, et olukord lahinguväljal muutub ning see on andnud Ukrainale seni suurima võimaluse sõda lõpetada. Nüüd on Putinil jäänud vaid 2 võimalust ja mõlemad lõpevad tema kaotusega. Varsti avaldame, mis need võimalused on. Kõigepealt seisab Venemaa silmitsi tõsiste probleemidega, kui ta üritab kevadrünnakuga edasi liikuda, et anda Donbassi Putinile. Kevad on täies hoos ja see peaks Venemaa jaoks head tähendama. Kui päike välja tuleb, kuivab maa ära. Kevadine lehestik pakub varju ja kõik need tegurid, mis muudavad sõjalise pealetungi talvel raskeks, kaovad. Vladimir Putini plaan, nagu see on olnud viimastel aastatel, oli alustada kevad pealetungi, mis kanduks suvesse ja sügisesse ning mille eesmärk oleks Ukraina Donbassi kaitse igaveseks kokkuvarisemine. Ja kui Venemaa suudaks tungida sügavamale Hersoni ja Zaporižja oblastitesse, võib-olla isegi jõuda Zaporižja linnani, oleks see veelgi parem. Vladimir Putini probleemid algasid tema võimetusest kohaneda. See sama kurnav pealetung, mida oleme näinud juba üle 4 aasta, on kõik, mis Vladimir Putinil varuks on. Kevadin pealetung on selle paindumatuse tõttu kannatanud. Me hakkasime juba üsna varakult saama vihjeid, et see kevad ei lähe Venemaa jaoks hästi. Venemaa uue pealetungi esimene nädal tõi kaasa umbes 10 000 ohvrit, teatab National Interest. See hõlmab ka rekordilist päeva 17. märtsil, mil Venemaa kaotas 1710 sõdurit. See on seni 2026 aasta kõrgeim näitaja. Mõni kuu pärast seda komistavat algust võime ametlikult öelda, et kevadine pealetung on olnud enneolematu läbikukkumine, mis surub Putinit üha lähemale 2 valiku tegemisele, millest mõlemad viivad selleni, et Venemaa kaotab tema alustatud sõja. Donbassi langemine ei ole praegu sugugi lähemal kui kevade alguses. Venemaa väed põrkuvad lihtsalt vastu Donetski kindlusvööndit, kui nad üldse suudavad selleni jõuda, ja nad hukkuvad enne, kui suudavad mingitki märkimisväärset läbimurret saavutada. Venemaa 9. mai võidupüha paraadi kurb vaatepilt tõi selle mõtte eriti hästi esile, kui morn Putini vaatas Moskvas, kuidas tema ees lahti rullus täielik tühjus. See, mis pidi olema Venemaa sõjalise jõu demonstratsioon, muutus kurvaks harjutuseks Putini nõrkuse tõestamisel, sest Venemaa ei näidanud ühtegi oma sõjatehnikat, kartes Ukraina rünnakut. Paraadist sai vaid monument Venemaa läbikukkumisele. Ja kohapeal näeme käegakatsutavaid tõendeid, et kevad ei kulge sugugi nii, nagu Putin ennustas. Venemaa edasiliikumise tempo on olnud aeglane, leebelt öeldes. Parimal juhul, nagu avatud allikate luureorganisatsioon Deep State on teatanud, on Venemaal õnnestunud sel kevadel seni vallutada 672 ruutkilomeetrit Ukraina territooriumi. See jääb kaugele maha juba niigi kasinast, 827 ruutkilomeetrist, mis samal perioodil 2025 aastal hõivati, teatab Kyiv Independent. Ja see ongi Venemaa jaoks parim võimalik tulemus. Teised raportid toovad esile, kuidas Venemaa kaotab positsioone isegi siis, kui ta saavutab edusamme. Sõjauuringute instituudi Mai analüüs näitab, et aprillis registreeris Venemaa oma esimese territoriaalse netokaotuse Ukrainas, pärast seda, kui Ukraina alustas vastupealetungi Kurskile 2024 aastal. Ukraina oli aprilli lõpuks 120 ruutkilomeetrit territooriumi juurde saanud, mis on olukord, millega Putin ei arvanud kunagi, et ta peab silmitsi seisma, kevadel, mis pidi olema tema jaoks võidukas. Ukraina vasturünnakud lõunas ja kaguosas on Venemaa tõsiselt kahjustanud ning see on üks peamisi põhjuseid, miks Ukraina saavutab edu ajal, mil Venemaa peaks justkui edasi liikuma. Need vasturünnakud lõid Putini plaanid Zaporižja piirkonnas segamini. Venemaa pealetung Slovjanski suunas Donetskis on pakerdunud ning esimene kindlusvöö linna, millele Venemaa on lähedale jõudnud, Kostjantõnivka, täidab oma ülesannet. Putini käsilased surevad massiliselt iga tänava eest, mille nad suudavad vallutada. Putinit sunnitakse üha lähemale sellele, et ta peab tegema 1-2 valikust, mida ta pole kunagi pidanud tegema. Aga nende aeglaste territoriaalsete edusammude taga peituvad 2 suuremat probleemi, mis ongi viinud selleni, et see valik terendab silmapiiril. Ukraina kasvav tehnoloogiline eelis ja surmade tohutu hulk, mida Venemaa sõjavägi kogeb. Alustame surmast. Viimastel kuudel on seda olnud palju.
Venemaa arvas, et suudab Ukraina lihtsalt arvulise ülekaaluga üle mängida ja taluks suuri kaotusi, kuid see tohutu kurnamine hakkab Putini vägedele tõsiselt mõjuma. Ukraina droonidest kubisevad tapatsoonid teevad oma tööd ja need on 2026 aasta kevadründe käigus toonud kaasa tohutu muutuse. Tänu oma FPV droonidele suudab Ukraina tabada kõike, mis liigub mõne kilomeetri raadiuses rindest ja seda umbes 10 hinnaga võrreldes ühe suurtükimürsu tulistamisega statsionaarse positsiooni pihta. See on toonud kaasa täieliku muutuse Ukraina sõjas ja saad teada, miks see tegelikult oluline on, kui jääd meiega. Praegu on kõige olulisemad tulemused. Mitmed väljaanded, sealhulgas Kyiv Independent ja Politico, teatavad, et droonid põhjustavad nüüd kuni 80% lahinguväljal toimuvatest kaotustest. Mõned hindavad selle arvu isegi veelgi kõrgemaks. Märtsi rekordilise Vene kaotuste arvu käsitlenud raportis ütles Al Jazeera, et 96% 35 351 Vene kaotusest, mille Ukraina enda sõnul kinnitas, registreeriti droonide abil. Ülejäänud kaotused tulid käsitulirelvade, tule ja suurtükiväe tõttu. Lisaks sellele tuleb arvestada droonide mõju Venemaa sõjatehnikale, kuna tuhanded tankid, soomukid ja õhutõrjesüsteemid on hävitatud ning see kõik viib olukorrani, mida Putin on sunnitud aktsepteerima. Iga mööduva aastaga muutub Venemaa pealetung nõrgemaks ja Ukraina kaitse tugevamaks. Kui pöörduda tagasi märtsi tohutu kaotuste määra juurde, siis see polnud sugugi ühekordne juhtum Putini vägede jaoks. Ukraina kordas seda trikki ka aprillis, kui riigi kaitseministeerium teatas, et kuu jooksul oli 35 203 venelast kinnitatud surnuks või haavatuks. Tuleb meeles pidada, et aprillis on üks päev vähem kui märtsis, nii et on praktiliselt kindel, et Ukraina oleks selle lisapäeva korral saavutanud need umbes 150 visakaotust, mida oli vaja märtsi näitajatega võrdumiseks. Tekkiv muster ja see ei ole Putini jaoks hea. Iga kuu sureb või saab haavata rohkem Vene sõdureid kui kunagi varem ning need kaotused registreeritakse kevadpealetungi ajal, mis peaks tooma Venemaale tohutult uusi alasid. Ja olukord surmade osas läheb kuidagi veel hullemaks. Kuigi Venemaa kevadiste kaotuste arv on jahmatav, seisneb Putini jaoks tõeline probleem selles. Enamik neist üle 35 000 sõdurist kuus, keda Venemaa kaotab, ei tule enam kunagi tagasi. Seda ütles Ukraina president Volodymyr Zelenski 10. märtsil, märkides, et Venemaa hukkunute ja haavatute suhe on liiga tugevalt tapmiste kasuks kaldu. Zelenski avaldas, et kaotustest moodustavad 62% hukkunud ja 38% haavatud, mis on ohtlikult lähedal 2-1 vastu suhtele, kus surmasid on rohkem kui vigastusi. Ja pidage meeles, et mitte kõik haavatud ei saa tagasi tulla. Kui Vene sõdur kaotab jala, pole temast rindel enam eriti kasu. Seega on tõenäoline, et üle 2/3 Venemaa kaotustest ja võib-olla peaaegu 3/4 on sõdurid, kes ei naase enam kunagi rindele. Kuigi Venemaa võib seda kõike üritada varjata, on Putini sõjaväes sõduritel kombeks pigem kadunuks jääda, kui ametlikult hukkunuks tunnistatud saada, isegi kui Venemaa sõltumatu meedia paljastab toimuva surmade ulatuse. 9. mai raportis avastasid Venemaa Medusa ja Mediazona koostöös, et alates Ukraina sõja algusest on hukkunud 352 000 Venemaa meest vanuses 18 kuni 59 aastat. Need surmad on kinnitatud Venemaa pärimisregistri kontrollimise kaudu ning samuti kontrollitud surmade andmebaaside uurimisega, mida on koostanud sellised organisatsioonid nagu BBC Venemaa. Tõenäoliselt on tegelik hukkunute arv sellest palju suurem. Ja asi läheb veel hullemaks. Venemaa värbamine on peaaegu läbikukkumise äärel ega suuda enam katta seda inimkaotuste hulka, mida Putin Ukraina sõjaliha veskisse viskab. 4. mail teatas United 24 Media, et aprill oli juba 5. järjestikune kuu, mil Venemaa ei suutnud värvata piisavalt vabatahtlikke, et kompenseerida Ukrainas saadud kaotusi. See tähendab, et 5 järjestikust kuud on Venemaa armee järk-järgult kahanenud, mis viitab ka 1-2 kohutavast valikust, mille Putin on sunnitud tegema. Militarni uuris samuti Venemaa värbamist aprilli keskpaigas ja tulemused ei olnud Putini jaoks sugugi julgustavamad. Nende andmed näitavad, et Venemaa värbas 2026 aasta esimeses kvartalis umbes 800 sõdurit päevas, samal ajal või 2025 aastal värvati samal perioodil päevas 1000 kuni 1200 sõdurit. Värbamise 20% või suurem langus on viimane asi, mida Putin tahaks näha ajal, mil kevadrünnak toob juba kaasa rekordilisi kaotusi. Ja Ukraina muudab kõik need probleemid Venemaa jaoks veelgi hullemaks. Kuidas? Teine suur probleem, mida me varem mainisime, on see, et Ukraina kasvatab oma edu, suurendades tehnoloogiasõjas Venemaa ees oma edumaad. Aga enne kui sellesse sügavamal sukeldume, see on The Military Show ja siin on palju rohkem sarnast sisu. Kui saad kanalilt uusi teadmisi, vajuta kindlasti tellimisnuppu, et näha rohkem meie videoid. Ukraina on alati olnud neist 2 sõjas osalevast riigist innovaatilisem. Aga pärast Mihhailo Fedorovi tõusmist kaitseministri ametikohale on Ukraina võtnud võitluses Venemaa vastu tehnoloogiapõhisema lähenemise.
andmete kasutamine ja kaasaegne juhtimismõtlemine, mida Fedorov propageerib, aitab kaasa Ukraina kaitseministeeriumi ja riigi sõjaväe täielikule ümberkorraldamisele. Tehnoloogiakuru on väsimatu kõige optimeerimisel, millega ta kokku puutub, ja just seda vajab Ukraina hädasti, kui riik peab toime tulema Putini sissetungist põhjustatud umbes $213 miljardi suuruse kasvava võlakoormaga. Fedorovi tegutsemisviis on saada võimalikult vähesest võimalikult palju ja muutusi, mille ta on juba Ukraina sõjaväes ellu viinud, ei tohiks alahinnata. Oma varasemas rollis Ukraina digitaalse ümberkujundamise ministrina juhtis Fedorov Delta olukorrateadlikkuse süsteemi kasutuselevõttu. See võimaldab Ukraina sõduritel jagada videoid ja teavet kogu lahinguväljalt. See süsteem ongi see, mida Ukraina nüüd kasutab oma kaotuste arvu kinnitamiseks. Iga FPV droonirünnak Venemaa vastu salvestatakse, üles laaditakse ja loendatakse, et anda Ukrainale täpne ülevaade sellest, millist kahju nad lahinguväljal tekitavad. Fedorovit nähakse ka olulise vastukaaluna sellele, mida Kyiv Independent nimetab relvajõudude nõukogumeelseks ülemjuhatajaks Oleksandr Syrskõiks. Koos töötavad nad selle nimel, et tuua Ukraina sõjaväkke vana ja uue parimad küljed. Kõik saavad selgelt näha Ukraina välja arendatud tehnoloogilist eelist. Sidevallas saavutas Fjodorov oma esimese suure võidu kaitseministrina varakult, kui ta pidas edukad läbirääkimised SpaceXiga, et sulgeda ebaseaduslikuks Starlinki terminalid, mida Venemaa oli Ukrainas aastaid kasutanud. Kaos puhkes kogu Vene rindejoonel, mis andis suure panuse Ukraina vasturünnakutesse ja tohututesse kaotustesse, mida me nüüd näeme. Lisaks, nagu United24 meedia teatas 10. mail, on Starlinki kaotus selgelt mõjutanud Venemaa droonistrateegiat. Putinil oli kogu Musta mere kampaania valmis, kui ta valmistus alustama meredroonide kampaaniat Ukraina vastu, et vastata Ukraina Musta mere laevastiku halvamisele. Prototüübid olid juba 2025 aasta keskpaigaks valmis ning 2026 aasta pidi olema see, kui Venemaa hakkab oma meredroone massiliselt kasutama. Starlinki sulgemine peatas selle kõik. Ukraina tehnoloogia valitseb endiselt Musta mere laineid. Kasvav keskendumine tehnoloogiale on samuti tohutult aidanud Ukrainat kaitserindel. Odavate tõrjedroonide kasutuselevõttu Ukraina kihilises õhukaitses vähendab Venemaa Shahed-tüüpi droonide tõhusust. Maapealseid robotisüsteeme tuuakse kasutusele üle kogu rindejoone. Euroopa poliitika-analüüsi keskuse andmetel võivad need robotid vähendada Ukraina eesliini jalaväe vajadust ainuüksi 2026 aasta lõpuks 30% võrra ning tulevikus võib see ulatuda isegi 80%-ni. Need robotid on Ukraina logistikas üha olulisemad ning mõnda neist varustatakse isegi kuulipildujatega, et kasutada neid ründerelvadena. Ja siis on veel tehisintellekt. Ukraina liigub selles valdkonnas Venemaast nii palju ettepoole, et see pole enam isegi naljakas. Terved hordid autonoomseid droone lastakse nüüd lahinguväljale. Igaüks neist suudab tuvastada, jälgida ja hävitada sihtmärke minimaalse inimsekkumisega. Ukraina on teinud koostööd ka Suurbritanniaga, kes rahastab tehisintellekti tippkeskust, et soodustada tipptasemel droonide edasist arendamist, mis võivad Venemaad halvata. Kuna tapmistsoonid süvenevad ja tehnoloogia paraneb, kogub Ukraina lahinguväljal hoogu. Ja just see hoog koos Venemaa võimetusega vastata viib meid tagasi kahe valikuni, mis Putinil nüüd on. Mõlemad tähendavad, et Venemaa kaotab selle sõja. Esimene valik – mobiliseerida. Ainus eelis, mis Venemaal Ukraina ees veel on see, et tal on palju rohkem elavjõudu. Venemaa elanikkond on umbes 4 korda suurem kui Ukrainal, kuid põhjus, miks see pole olnud nii suur tegur kui võiks, on see, et Putin on suurem osa sõjast olnud mobiliseerimise suhtes kõhklev. Pea meeles, see on mees, kes nimetab sõda siiani eriliseks sõjaliseks operatsiooniks. 4 aastat ja üle 1,3 miljoni ohvri hiljem. Mobilisatsioon pole nii kaua olnud valik, sest Putin teab, et mobiliseerimine tähendaks tema võimu keskmes olnud sotsiaalse lepingu murdmist. Putin on veerand sajandit kujundanud end tugevaks juhiks, kes suudab tagada Venemaale vajaliku stabiilsuse. Riigi mobiliseerimine ja täielikule sõjajalale viimine purustab selle lepingu täielikult. See tähendab, et Putin ütleb Vene rahvale, et ta eksis ja et Venemaa ei suuda Ukrainast jagu saada juba niigi tohutute ressurssidega, mis on sinna suunatud. Vaja on rohkem ja just siin tulebki mängu kaotus. Nagu Sõjauuringute Instituut ehk ISV märgib, elab Putin hirmus, et täielik mobilisatsioon tooks tema režiimile kaasa ühiskondliku vastulöögi. ISW sõnul võiks see vastulöök olla hullem kui see, millega endine Nõukogude Liit pidi silmitsi seisma pärast ebaõnnestunud sissetungi Afganistani. See 10 aastat kestnud konflikt maksis Venemaale umbes 15 000 inimkaotust. Putini kampaania jõuab nende numbriteni Ukrainas vähem kui poole kuuga, mis on üks peamisi põhjuseid, miks mobilisatsiooni on üha enam vaja. Putin teeb kõik endast oleneva, et mobilisatsiooni vältida, mis asetaks ta samale tasemele vanade tsaaridega, kes saatsid 100 000 venelasi sõdadesse surma.
ärme unusta, et Putin on seda juba teinud. kõik käib narratiivi ümber Venemaa juhi jaoks ja mobilisatsioon tähendaks, et Putin tunnistab, et sõjalisest erioperatsioonist on saanud sõda, milleks ta on oma rahvale ammu lubanud, et see kunagi ei muutu. Revolutsioon ei pruugi tulla kohe pärast Venemaa mobilisatsiooni, kuid Putin kaotaks, sest ta on purustanud oma võimubaasi niigi laguneva aluse. Kui Venemaa mobiliseerub Ukraina küsimusega tegelemiseks, võib Putin lõpuks ise oma hukatusele aluse panna, kuna rahvas ja Venemaa eliit hakkavad otsima võimalusi tema valitsemise lõpetamiseks. Siis on veel teine võimalus, kogu sõda lõpetada rahuleppe kaudu. Putin on andnud mõista, et ta soovib just seda teha pärast Venemaa piinlikke võidupühapidustusi. Putin tegi mõistatusliku väite, et ta usub, et asi hakkab lõppema, kui ta viitas Ukraina sõjale. Ta rääkis ka oma valmisolekust rahuläbirääkimisteks. Ja kuigi ta vürtsitas seda kõike tavapärase Vene jamaga, et Ukraina ei tee koostööd ja lääs tahab Venemaale halba, räägib juba ainuüksi see, et ta rääkis avalikult rahust ja konflikti lõpust päeval, mis peaks tähistama Venemaa sõjalist võimsust väga palju. Putin otsib väljapääsu. Ja kahest võimalusest eelistab Ukraina just seda varianti. Kui mobilisatsioon tähendab, et Putin kaotab, kuid Venemaa saab saata Ukrainasse veel 100 000 mehi, siis rahu tähendab, et Ukraina väldib suuremat kahju ja Putin murrab pigem oma lubadust Ukraina vallutada kui ühiskondliku lepingu, mis tal on Vene rahvaga. Putinis probleem on siin see, et Ukraina ei kavatse rahu sõlmida Putini soovitud tingimustel. Donbassi ei loovutata Venemaale. Selle asemel nõuab Ukraina, et Venemaa lõpetaks üleskutsed Ukraina territooriumi hõivamiseks ning soovib säilitada oma üles ehitatud armee, millest on saanud üks maailma tõhusamaid sõjajõude. Üks põhjusi, mida Putin tõi Ukraina ründamiseks, oli see, et ta tahtis takistada riigil muutumast võimsamaks. Teise variandi valimine tähendab, et ta mitte ainult ei ebaõnnestu selles eesmärgis, vaid peab ka tunnistama, et on loonud Ukraina, mis on tugevam, kui ta ise oleks osanud ette kujutada. On neid, võib-olla ka Putin ise, kes usuvad, et Venemaal on võimatu rahuga nõustuda ükskõik millistel tingimustel, mis ei anna vähemalt osa Ukrainast Venemaale. Kui pärast 4 aastat võitlust ei ole ühtegi territooriumi ära võetud, siis on Putin see mees, kes vastutab terve põlvkonna vene meeste tapmise eest ilma ühegi põhjuseta. Aga siin satub Putin olukorda, kus tal pole võimalik võita. Et oma sissetungi jätkata, peab Putin mobiliseerima, eriti kuna Ukraina tekitatud kaotuste arv kasvab ja Vene värbamine komistab. See on kaotus Putinile. Kui mobilisatsioon pole võimalik, peab tulema rahu, kuid mitte Putini tingimustel. Kõik muu tähendaks üha nõrgema väe saatmist Ukraina kaitse vastu, mis tapab rohkem venelasi kui kunagi varem ja on tehnoloogiliselt Vene sõjaväest üle. Need on 2 valikut, mis seisavad Putini ees. Tal ei ole kaua aega otsustamiseks. Selles videos ei ole me käsitlenud täielikku majanduslikku kaost, mille Putini sissetung Venemaal on põhjustanud, ega survet, mida see talle avaldab. Aga ära muretse, meil on video, mis selgitab seda kõike. Vaata seda videot, kui tahad rohkem teada saada Vene majanduse tiksuvast ajapommist ja miks see ajab Putini paanikasse. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show'd, et näha rohkem meie uurimusi Putini valitsemise varjatud külgedest ja tema paljudest läbikukkumistest Ukrainas. Ja aitäh vaatamast!